Tavaliselt tutvustan ennast oma nimepidi. Kui me peaks rohkem tutvuma, siis ma räägin ka ametist. Nimi on Ragna. Pean osteopaadi ametit. Kõige selle juures, et ma olen õppinud osteopaadiks, siis olen ka Eestis avanud esimese osteopaatia haridust andva kooli. Täna kannab see Osteopaatia Akadeemia nime. Päris keeruline on seda seletada lahti. Iseenesest see on üks eluviisidest, mis ei väldi, aga annab võimaluse võimalikult vähe keemiat kasutada, võimalikult vähe medikamentoosset abi kasutada, aga see ei eira seda. Osteopaatia iseenesest on inimese tasakaalustamine osteopaadi käte abil. Ehk siis me anname hariduse, kuidas liikuda 5 eri tasandil inimese kehas. See on nahk, vedelikud, fassia, lihased, luu ja igale sellele levelil on omad tehnikad. Ja kogu summas on see keha tasakaalustamine ehk parima balansi loomine. Seda küsimust esitatakse päris tihti ja ütleme nii, et suhteliselt keeruline on vastata, sellepärast et võrrelda teisi teraapiavorme peab olema ka teistes teraapiates õppinud, haridust omandanud, aga ütleme sedasi linnulennult ja kogemuslikult. Osteopaatia on nii täiuslik, ta on elustiil, ta hõlmab elu sünnist surmani. Ja võib-olla sellepärast ongi keeruline teiste teraapiatega võrrelda, sest ta on lihtsalt nii täiuslik. Ma alustaks ilmselt sellest, et käivad beebiootel naised. Raseduse saatmine on üks minu teemadest. Beebid, sünnitraumad, keisrilõikega sündinud, vaakumsünnitusega tasakaalustamas, et areng oleks eakohane, kergem, lihtsam. Sealt tulevad kõnehäired, rühihäired. Need on kõik teemad lastega ja sealt ka kõik täiskasvanud. Täiskasvanutel on enamalt jaolt, et keha tasakaalustada, tuleb psüühikat tasakaalustada. Enamus minu juures käivad sellised patsiendid, kes on valmis enda diagnoosiga tegelema, kui nad saavad aru oma vaimsest põhjusest, kuidas nad on loonud omale selle diagnoosi ja kuidas vaimselt tervendada iseennast ja suudavad võtta vastutust selle eest, mis tema kehaga toimub. See on väga hea küsimus, ma olen rohkem kui 10 aastat sellega tegelenud ja Eestis juba natukene jõudnud kusagile, aga ainult läbi kogemuse ja rääkimise. Mida rohkem on inimesi heade kogemustega ja räägivad osteopaatiast ja mida rohkem inimesi õpib osteopaatideks, seda rohkem kasvab teadlikkus. No mina igal juhul loon seda tulevikku, et igas Eesti suuremas külas on oma osteopaat. Nii nagu on perearst. Kunagi ma rääkisin sellest, et osteopaatia võiks olla sama kuulus kui Coca-Cola. No ei tea. Katsume Eesti küladesse omad osteopaadid saada, siis on ka hästi. Ma olen peaaegu, et eesmärgini jõudnud. Nüüd on mu eesmärk seda kooli hoida, arendada, kasvatada ja ise samuti osteopaatias areneda, sest Eestis küll tehakse vähe teadustööd osteopaatia alal, aga mujal maailmas rohkem ja ma reisin ja käin ka teiste osteopaatide kursustel, koolitustel ja kui vähegi võimalused annavad, toon kuulsaid osteopaate ka Eestisse. Tänaseks, kuna ma olen selle kooli ellu kutsunud, siis ma võin lugeda kõikidel teemadel. Ma olen see, kes on augutäide, kui keegi õpetajatest haigeks jääb, puudub, kaduma läheb, siis kogu programmi ulatuses natuke ettevalmistust ja ma võin kõigest rääkida. Minu lemmikud on, millest ma räägin, on visceraalne osteopaatia, fasciaalne osteopaatia ja lapsed.
Ja kuidas saab osteopaatiat õppida? Kõige lähem viis osteopaatia tehnikate jaoks avaneb 22. november, see on spetsialistidele. See on 2 aastat, 1 kuu jooksul 2 päeva nädalavahetusel ja õpetame ainult tehnikaid. See on nendele, kes kasutavad massaaži, kehateraapiaid, kehahooldusi, täiendõppe võimalus uuteks avastusteks. Sellest järgmine avaneb 6. ja 7. detsember. See on sotsiaalne spa, kus me anname osteopaatia DO0 kursust ehk siis doktorosteopaadi 0 kursust, kus on ajalugu, printsiibid, põhimõtted, arusaamad, eluvaade, osteopaatiline eluvaade ja sellest järgnevalt 3. veebruar, kus järgmisel aastal me saame 10-aastaseks. Osteopaatia Akadeemial täitub 10 õpetamise aastat. Avame juubelikursuse, kus päevaraha on 89 €. See on palju vähem kui täna maksavad DO osteopaadid. See pakkumine on ainult nüüd ja siin selles podcastis. Teade, et kodulehele ei tule. Kui sa tuled avaldust kirjutama, avaldusi võtame juba homsest vastu, siis kirjuta podcast sinna või Kris Kala podcast. Lõikan välja, eks ju. Osteopaatia podcast. Osteopaatia podcast kirjuta. Vasta uuesti täissõnaga. Kui sa tuled registreerima? Kui sa tuled nüüd registreerima ja sulle sobib see aeg ja hind ja teema, siis kirjuta oma avalduse juurde Osteopaatia Akadeemia podcast ja see annab sulle selle suure soodustuse, sest tänasel hetkel on 153 € meie õppepäev. Sel juhul saad sa 89 € õppepäev. Aitäh, et leidsite meid, aitäh, et kuulasite meid. Jälgige meie Osteopaatia Akadeemia edastab podcaste, vaadake www.osteopaat.ee kodulehte. Kui soovite, külastage vastuvõtte või tulge kooli. Tulge külla. Kõike head!